surematu klassika, valgus ja pimedus, valguse võit ja no tuuakse need näited ja et seal, kus on valgus, seal ei ole varje, kus on täielik valgus ja kus on pimedus, seal, kus valgus vaikselt tuleb, eks ju, päiksekiirtena hiilib sisse, seal hävib siis see valgus ja pimedus ja automaatselt, et see on selline orgaaniline protsess. Võib mõelda ja mediteerida siis Brahmajyotile, Jumala kehasärale, Paramshivale, Pranale, Kiile, erinevad elu siis jõu, energeetilised siis kogumid või kõike läbivad substantsid, energiad, elemendid, kuidas erinevad kultuurid need nimetanud ja kuidas me erinevat moodi tunnetame. Siis peab selle valguse printsiipi samamoodi mõelda, et sa ei pea nagu väga mõtlema, et ütleme, et kui sa istud valguses ja tulevad inimesed, kellel on iha, viha ja kadedus ja kõik, sind see väga häirib, sa pead lihtsalt rahulikult laskma selle oma südame, hinge, valguse energial, et see hea soovilikkus, kaastunne, palve, mõistmine, kannatlikkus ja teadmine, et nad on kõik algsed puhtad olendid, lahutamatud osakesed sellest terviklikust ekstaatilisest armastusest. Ja siis see nagu, keegi tuleb sinu välja, eks, mis ei ole sinu väli, aga sinu lihtsalt hea soovilikkuse ja armastuse väli. Ja lased tal olla ja see automaatselt nagu lahendab ära, me ei tohi lihtsalt kiirustada. Et inimestel on vaata valikuvabadus sellest väljast välja minna, tulla, olla või nagu ma ise rääkisin ka, et kui sa oled väga tugevas väljas, isegi positiivses seal vaimse õpetaja, siis sa väsid ära. Kuna sul ei ole nii palju seda punjat või seda hinge nagu puhtust veel, kuna need muud kihid, sa oled nagu muus kihtides ka elad, eks ju, sa samastes keha rahvusega ja kõht täis ja kõht tühi ja väsind ja mitte väsind ja kõik need asjad, eks ju, mis siin materiaalne maailm pakub, et siis sa nagu, kui seda kõike toos on üle, eks ju, siis see võib ka olla kahjulik, ma saan aru, aga see põhimõte on ikkagi selline, et lase nagu töö ära teha sellel algsel armastuse energial. Siis lihtsalt vaatle ja hoia ennast ise selles. Ja sa näed, kuidas aja jooksul kõik elus olendid, kelle sa lubad olla selles väljas, oma teaduse väljas, selles hea soovilikkuse väljas, kuidas nad muutuvad. Lihtsalt anna aega. Meie viga on see, et me läheme kirge ja kiindume oma viljadesse ja hakkame ennast samastama, et see on minu šakti, minu soov, mina tahan parandada kõike. Tegelikult see üks vaimne õpetus ka jälle kihtit, et kui sa Hare Krishna mantrat kordad, Jumala püha nime, et siis et sa ka võid nagu vaadelda lihtsalt korda ja kuula seda heli, et lase sellel püha nimel ise nagu, kuna ta on nagu nii puhas ja erine Jumalast, ise nagu see töö või see transformatsioon ära teha, et ära sa hüppa seal niivõrd vahepeal või nagu üks sõber mulle ütles ka, et ma küsisin, et kus sa nii palju teed ja jõuad, ta ütles, et ta organiseerib vaimset festivali suur, eks aastad, et ütles, et ei, et mina ei tee midagi, et ma proovin mitte segada nagu. Lihtsalt suunab oma soovi, oma anded kõik ja siis lihtsalt lahustab selles. Ta usaldab, usub, armastab kõik need energiad, eks ju, asjad ise toimivad. Kuna nagu nii, ega siis meie oleme nii väiksed osakesed tervikust, et ega see meie nagu selline väiksem või suurem tõmblemine, ega ta nagu väga palju nagu, küsimus on meie ühenduses selle suure source'iga, selle tuumaga või allikaga rohkem nagu ja siis me laseme nagu kaasa või kutsume sinna nagu kedagi, kus me ise siis võib-olla olema, meil on õnnestunud natuke olla võib-olla kõrgema teadusega mingites aspektidest.